kullasära Expressionsist. Uus luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon. Uskumatu luksus alates 7 eurost. Expressions. Tere, kallid televaatajad, ilusat laupäeva hommikut. Täna alustame oma päeva Naudime elu saates eriti ekstreemselt. Okei. Poinpan kohe. Täiega lahe. Okei. Mida kujutab enda Spot of Tallinn? Spot of Tallinn on Baltikumi suurim ekstreem- ja elamusspordikeskus, kus siis iga huviline leiab endale põnevaid spordialasid, mida harrastada. Minu siin paremal käel on näiteks akrobaatika põrand, olümpiasertifikaadi või professionaalse tasemega, kus viime läbi erinevaid akrobaatika-treeninguid, viime läbi parkuuritreeninguid, trikingutreeninguid. Akrobaatikas näiteks on rühmad alustades 4. eluaastast kuni täiskasvanuteni välja, nii et igaüks leiab endale selle võimaluse, rühmi on väga palju. Aga mida siin peale akrobaatika siis veel teha saab? Meil on tegelikult väga palju erinevaid spordialasid, meil on tõukerattatreeningud, meil on BMX crossi treeningud, meil on freestyle suusatreeningud, mida me igapäevaselt siin toimetame. Vabalt on oodatud, saavad tulla rulatajad, erinevad freestyle trikiratturid, et kõik sellised spordialad, kus vähegi rattad all, mida saab sisetingimustes teha, siis meie juures annab kõike seda korraldada. Kaasa arvatud näiteks rulluisutamine. Siis on freestyle suusatreeningud, ehk siis õpitakse triki suusatamist. Kelly Sildaru on eeskuju, kelle järgi kindlasti on hea joonduda. Samuti BMX Cross, mis on ju ka olümpiaala, ehk siis korraldame isegi igal aastal sellist rahvusvahelist BMX Crossi võistlust King of Tallinn ja samamoodi siis rulluisutajad teevad trenni. Kõik võimalikud sellised nii suve kui talialad. Aga kui ma tahan lihtsalt niisama tulla siia, kas või batuudile hüppama, kas on võimalus tulla niisama või peab just trennis olema? Saab loomulikult niisama ka tulla, et kodulehel www.spotoftalinn.ee on olemas ajagraafik, seal on näidatud vabad ajad. Meil on 2 sünnipäevatuba, kus on võimalik iga nädalaselt nädalavahetuselt ja nädala sees pidada sünnipäevasid. CrossFit on funktsionaalne treening vaba raskustega ja me kasutame kõike, mis te leiate siin saalis, eks. Masinad ei kasuta ja selline treening, mis aitab tavaelus, kuna väga paljud inimesed töötavad kontorites ja ei liigu, siis me aitame neid taastuda lihastööd ja paneme natukene intensiivset juurde. Nüüd päevane kogus adrenaliini on kätte saadud, trenn on põhimõtteliselt tehtud. Nüüd lähme vaatame veidi loomingulisemaid tegevusi. Kuidas see kunstistuudio sündis? See sündis sisemisest vajadusest ja ma olin juba päris pikalt töötanud Eesti Kunstimuuseumis ja viimased 10 aastat Kumus. Siis tekkis mul selline tunne, et võib-olla ma peaksin elus jõudma veel midagi sellest ka ära teha, mis on mu teine identiteet. Ja lisaks ma teen siis selliseid kunstitöötube, kus me siis keskendume kas mingile teemale või tehnikale, akvarell, floora. Siin on väga tore seltskond käib koos, väga tore. Kui tihti töötoad on? Sel aastal ma ei ole töötube veel seda tihedust mõelnud, aga eelnevatel aastatel on olnud näiteks üle nädala, pluss natuke rohkem. Siin on üks teine asi, millele keskenduda ja see ükski oskus ja vanus ei loe tegelikult. Mis see teine asi siis on, millele keskenduda? See teine teema, ütleme, et meil on teine tegemine, meil on hoopis kiri, mitte argiasjad või mitte see, kui vana ma olen või kuhu ma elus jõudnud olen. See ei ole üldse oluline. Kirja ajalugu ja kõike ju muutud seoses arvutitulekutega ja disaini arenguga, graafilise disaini arenguga. Et tegelikult
See valik saigi sellepärast tehtud, et seda oli kõige vähem ja seda ma oskasin ja ma olin seda õppinud ja sellega tegelenud. Ma olin kunstiasju ka varem jaganud, aga ma mõtlesin, et ma võtan selle põhiliseks, sest see on kõige pikem ajalisem õpe. Kõige olulisem ongi see, et stuudio toimib, grupid on täis, kõigil on rõõmus meel, mõni tuleb juba 4. aastat, atmosfäär on oluline. Vivendi koolituskeskus on nüüd 8. hooaega siis laste ja täiskasvanute huvikoolitus ja meil on nagu tegevus suunatud või põhineb 2 materjalil, on puit ja paber. Meil restaureerimine ka lisaks, aga teeme mööblit ja teeme lastele huviringe ja teeme ettevõtetele igasuguseid töötubasid ja nii edasi. Ehk täiskasvanutele on siis nii mööbli valmistamise kursused kui restaureerimise kursused. Lisaks siis ettevõtetele pakume kõik võimalikke töötubasid igasugustel üritustel ja kes ise ei taha tegema tulla, et siis nendele teeme ise ära ka. Paberist saab punuda, paberist saab teha välimuselt absoluutselt teistsuguseid asju, et siin mõned näited on tegelikult siin samas selja taga riiulis, et näiteks võib teha puiduvälimusega asja, võib teha kivivälimusega asja, et anda vormi tugevaid. Lambikuplid on üks väga lihtne asi, igasuguseid märkmikud, kõikvõimalikud kaunistusmaterjalid. Täiskasvanute kursused on õhtuti niiviisi, et on korra nädalas, et ei ole inimesel väga suurt koormust nagu sellest kursusest osa võtta. Et teadupärast inimestele meeldib paljusid asju teha ja käiakse trennides ja lapsed on kodus ja nii edasi, et ei pruugi jaguda ka aegagi. Et siis see üks kord nädalas, üks õhtu, et see ehk ei ole nagu palju leida. Kas saab ka ise tulla mingi väikese grupiga ja leppida kogu mingi teise? Mis see miinimumarv siis on inimestel? Üldiselt on meil selline 5 inimest on nagu miinimumarv. Et selles mõttes ka meeskonnaüritusi on käidud tegemas. Üks ettevõte käis ise oma meeskonnaga käiski, tegidki terve kursuse, tegid endale, restaureerisid kontorisse omale mööbli ja panidki endal pärast kontorisse. See oli meeskonnaüritus, väga lahe üritus. Ja loomingulisega oleme me juba kokku puutunud, aga nüüd oleks anda kehale kosutust väikese snäki näol. Lähme vaatame, mis neile pakutakse. Lioni kohvikus on siis võimalik meil hommikust peale maiustada. Kõigepealt me alustame hommikul päris vara, kell 8 teeme lahti, kus siis alustame hommikusöögi ja värskete saiade, torti ja kringlite müügiga. Mis teil hommikusöögiks siis tavaliselt on? Meil on päris lai hommikusöök, aga klientide lemmikud on ikkagi hommikupuder, omletid, härjasilmad, pošeeritud munad ja neid tõesti iga hommik läheb päris palju ja meil on tõsised püsikliendid, kes käivad peaaegu iga päev. Ja loomulikult hommikused värsked croissandid, mis on meil iga hommikul olemas. Alustasime just selle mõttega, et pakkuda väga häid pagaritooteid ja just prantsusepärased, kus on prantsusepärased croissandid erinevate täidistega ja tavalised ja loomulikult ka kõik muud tooted, tordid on prantsuse suunitluse ja kas nad üks ühele, aga me oleme proovinud ikkagi peapagart teha nii, nagu Prantsusmaal tehakse. Kas sellest siis võib eeldada, et kõik pagaritooted on värskelt tehtud kõik? Ja sellest võib ja peabki eeldama, et kõik on värskelt tehtud, et kaasa arvatud kõik saiad, et me ei ole osta kuskilt Prantsusmaalt saiu, ei pane kerkima ja me teeme kõik tainad ise. Ostame jahu, ostame võid, teeme taina ja sealt tulevad juba värsked croissandid ja kõik muud tooted ja samamoodi ka kõik tordid. Nüüd saan mina ka proovida seda ülipopulaarset šokolaadi ekleeri. Ma olen ise hästi suur šokolaadi ja magusa fänn, nii et see on hästi oluline hetk mu jaoks. Kui ma peaksin kirjeldama kõige paremat šokolaadi ekleeri, mis ma saanud olen, siis see oleks see šokolaadimaiselt mõnusad tunda, aga samas on ka sees mõnus kreem ja see kohev ja sai. See on väga hea, ausõna.
Nüüd saan ma proovida gluteenivaba kooki, selline kollane hästi ilus värviline. See on selline nagu tarretine kook, tarretisene kook. Sidruniga, hästi kreemias, natuke marjamaitset ka. See on täpselt selline suvine värske kook. See ei ole liiga magus, see ei ole liiga hapu, see on täpselt paras, mida sellisel mõnusal suve ja nüüd tegelikult juba sügisõhtul süüa. Müsostyle on väike ettevõte, mis on siis välja kasvanud ühest toredast hobist, ehk siis suvemütside heegeldamine. Alguse sai see umbes paar aastat tagasi, kui meie perel tekkis vajadus eriliste suvemütside järgi, et me ei tahtnud kellegiga sarnaneda ja siis sai otsitud endale sobiv muster, sobivad värvikombinatsioonid ja siis tekkis sõpradel-tuttavatel tahtmine saada neid mütse, nii nagu tavaliselt. Eelmisel aastal, kui oli siis Eesti 100 juubeliaasta, siis mõtlesin, et minu projekt Eesti 100 juubeliaastaks saab olema see, et ma saan kokku 100 erinevat mütsi. Sain veel rohkemgi, aga lihtsalt kogu aeg neid taheti, nii et mul kunagi ei olnud seda hetke, kus mul oleks 100 mütsi korraga kodus. Kas teil on disain kindel või kõik saavad täpselt sellise disaini ja värviga mütsi ja salli tellida, nagu nad tahavad? Meil on hetkel mütside albumis üle 40 erineva mütsi ja me lisame neid sinna juurde, et katsun neid kokku komplekteerida võimalikult erinevaid, et klientidel oleks suur valikuvõimalus. Ja on ka olnud erisoove, et jõudumööda siis oleme püüdnud neid teostada. Valik on päris suur, aga kui on erisoove, siis saame ka neid kombineerida. Ja kust inimesed saavad teie mütsi üldse osta? Hetkel on meil olemas Facebooki leht, kust me võtame vastu siis ka tellimusi. Valmimisel on ka kodulehekülg, sellest anname kindlasti Facebooki lehel teada ja siis saab ka kodulehelt tellida. Hetkel siin laua peal on nüüd näha päris uued värvikombinatsioonid, mõeldes just saabuvale sügisele. Seda esiteks võib-olla tumedamaid mütse julgevad ka rohkem mehed tellida. Hetkel rohkem on tellijad naised ja päris uus toode on siis ka selline torusall, et mida on siis, saab osta komplektis koos mütsi ja võib ka eraldi. Ja kuna ta on selline värviline, siis ta mõjub ka eraldi aksessuaarina. Kui kellelgi on soov teha kingitus oma lähedasele heale tuttavale, siis meie käest saab ka ilusti ära pakkida selle mütsi. Selline müsosildiga pake. Täiesti ainulaadne kingitus. Just. Ühel õnnelikul televaatajal on võimalik võita ka üks hästi lahe mütsi ja salli komplekt. Kui sina tahad võita, siis mine vaata meie Facebooki lehele. Kullasära Expressionsist. Uus luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon. Uskumatu luksus alates 7 eurost. Expressions. Kui sina tunned talvel, et tahaks hirmsasti suvist saslõkki süüa või suvel hoopis verivorsti või ükskõik millist põdravorsti, veisvorsti, mida iganes, siis tule vorstiabisse ja saad kõik vajalikku. Millised on siis sellised huvitavad või eripärased tooted? Ma vaatan, et siin on lillad vorstid, mida need endast kujutavad? Need on nüüd hästi maitsvad, tegelikult on nad seal ja vorstid, aga pandud sisse punapeeti. Kui tahate oma lapsi või kedagi tervislikku peeti sööma, siis selle vorstiga seda saategi teha. Hästi lihtne, samas hästi maitsev asi. Tegelikult on ju igal pool Eestis sellist mahetoitu palju, et mis see teeb teie vorsti abi eriliseks? Me suudame siia kokku tuua ühte kohta. Me oleme kuulnud, et keegi kuskil teeb midagi, aga samas meil puudub infot, kus, mis. Aga kui meie toome kõik see ühte kokku, siis siin on lihtne. Tuleb inimene siia, ta saab selle kõik kätte endale ühes kohas. Mis kõige populaarsem kaup on? Kõik. Kõik on. Kui tavaliselt poodides need šašlõkke siis nagu ainult suviti, siis kas teil saab neid aastaringselt? Meil on šašlõkk tegelikult aastaringi. Ja meil on ka näiteks aastaringi on võimalik ka verivorsti saada. Ta on küll sügavkülmas, aga meil on aastaringi verivorst ka sees. Kõige mõnusam on grillida talvel. Õige. Ja kas teil on endal ka muidu mingi lemmik vorst või sink? Minu enda lemmik ma täitsa näitan. Midagi ei teha on draakonivorst. Siin on nüüd tegemist ilma juustuta ja juustuga ja see juustu on minu enda üks lemmikuid.
Miks draakonivorst siis? Ta on hästi puhas. Seal ei ole ühtegi E-ainet, ta on mõnusalt lihava maitsega ja niisugune hästi mahlane, et kui tahadki vahest teha sellist lihtsalt klassikalist või saia või leiba, siis sobib ideaalselt. Kas osta saab latikaupa või? Osta saab kas või ühe viilu. Täpselt nii palju, kui keegi midagi soovib, nii palju saab. Nii, räägi mulle, mis see vorst sulle kõige rohkem meeldib? Mulle meeldib kõige rohkem see kanaliha suitsuvorst. Milline see on? See on niisuguse kerge maitsega ja mõnusalt juustukas ja kanaliha mulle meeldib. Nii et sinu selja taga seal on Hiiumaa käsitöö limonaad. Milline on sinu lemmik? Minu lemmik on see lillelimonaad, see on minu arust kõige parem. See on ka nagu hapukas, aga see on nagu hästi mõnusa maitsega. Mulle väga meeldib see. Palju tervislikum ja see on väga maitsev ka. Nüüd on aeg käed veidi saviseks teha ja käsitööga tutvuma minna. Savi on üks ääretult mõnus materjal. Esiteks ta on selline teraapiline ja teiseks ta on niivõrd voolitav. Ja kui sul lähebki esimese korraga, sa ei ole näiteks rahul mingi asjaga, siis sa saad alati selle savi kokku panna ja uuesti teha. Et sul ei saagi midagi sassi minna. Ja vot siit tulengi mängu nüüd mina. Kui sinul ei ole nagu teadmisi ja sellist oskust ja võib-olla arusaama asjast, vot siis mina kui tehniline juhendaja tulen sinu kõrvale, näitan, kuidas siis asjad käivad ja aitan sul siis lõpuks selle ilusa tulemuseni jõudma. Ja mida siis siin teha saab? Laagrid on, nagu ma aru saan, siis? Oleme siis teinud ka erinevaid loomelaagreid. On olemas ka täiskasvanutele loomelaager, nädalalõpu loomelaager, mis siis tähendab seda, et tegelikult see on ööbimisega, et tullakse laupäeval ja minnakse pühapäeva õhtul. Loomeraagri käigus me teeme erinevaid käsitööringe ja on kindlasti keraamikal on suur rõhk. Teeme erinevaid asju, siis erinevaid tehnikaid katsetame 2 päeva jooksul. Ja siis on mul tuleb keegi külalislektor, kes siis teeb kas siis siidimaali või me maalime või me teeme mingisuguseid käevõruseid. Igal juhul on see seotud ka mingi käelise tegevusega. Ja just nimelt selline, kus inimene saab siis oma loomingu vabaks lasta. Siin oli üks väga tore poissmeeste õhtu. See koht võimaldab ka just muid erinevaid asju teha, et siin samas on meil võrkpalliplats. Täismõõtmetes siis seal võrkpalliplatsis toimus selline sportlik tegevus ja siis nad tulid siia sujuvalt minul keraamikasse, kus ma siis õpetasin kedru peal, peidmehel. 5. aastat tegin laste loomepäeva. Kuna lapsed on mul vanuses 5–12, siis nendele nagu seda ööbimist veel ei pakuks välja, aga olen mõelnud, et küll on tore, kui täiskasvanud või vanemad saavad lastest ühe vaba päeva. Nii et lapsed tulevad mulle hommikul kell 9 ja lähevad õhtul kell 9. Siin saab teha igasuguseid näiteks kui firma tahaks tulla, siin kevadel, suvel, kas või oma väikse kollektiiviga mingit sellist sportlikku tegevust, siis saab seal võrkpalliplatsi peal teha ja siis kaasata ka siia keraamikasse neid. Et tegelikult on siin võimalus erinevaid käelisi tegevusi palju teha. Saime ilusa vaasi nüüd tehtud, nüüd pesame käed puhtaks ja me vaatame, kuidas sina saaksid endale koju täpselt sellise mööbli, nagu sa tahaksid. Täna siin Aunmani stuudios on meil külas Eesti parima pagari telesaatevõtja Sandra, kes räägib meile lähemalt, mis on tema jaoks kodusüda. Mis on minu jaoks kodusüda, mis üldse on köök, kui nagu niimoodi rääkida. Kõige puhul hästi oluline on see, et kõik asjad oleksid alati käejala juures. Et minu arust on väga tähtis see, et näiteks ahi peab olema kohe selja taga või sul köögilaua all, et sa ei jookseks sellega ringi. Siis mulle meeldib see, kui on hästi suur pind, et ka lapsed saaksid sellest osa võtta, et see on nagu väga tähtis. Kõik peab alati välja nägema hästi ilus, ühtne, hästi kutsuv, et kui sa ikkagi igapäevaselt teed seal tööd või siis kokkad, et sa ikkagi pead tundma ennast seal väga mõnusalt ja hästi koduselt, et ma arvan, et see on ka väga tähtis, et köök näeb välja ilus. Miks sa valisid siis just oma köögidisainimise puhul Aunmani stuudio? Sellepärast, et Aunman suudab teha selliseid asju, mis on nagu väga lahedad, väga põnevad ja tõesti nagu
hästi crazy'd ideed, et kuna mul ongi soov, et laua sees tuleks veel üks laud välja, et siis nagu väga selliseid teisi ei ole, kes suudaks teha selliseid asju, millest ma unistanud olen. Aunmann sai alguse umbes 14 aastat tagasi, kui isa otsis endale köögimööblit. Kui turu peal ta ei leidnud midagi sobivat, siis otsustasime köögimööbli ise teha. Mis teeb siis Aunmanni eriliseks? Aunmanni teeb eriliseks personaalsus ja me teostame absoluutselt kõik algusest lõpuni ise, alustades salongist kuni paigalduseni välja. Millised on need kõige erilisemad? Siin on uus kollektsioon metalllakid, mis koguvad väga palju populaarsust. Selline vaiskne, kuldsed toonid. Samuti on meil siis polyester lakitud kõrgleige ja enamus materjale me toome ise maale. Milliseid tehnilisi lahendusi siis te pakute? Praegu on väga suurt populaarsust koguvad Saare õhupaastajad ja meie esindame Novi brändi, mis on Belgia bränd ja Belgias ja Prantsusmaal number 1 õhupaastaja. Seda ootame külla Pärnu maantee 126A. Meil on stuudios selline vaba õhkkond. Näiteks täna hakkab töötavas köögis Eesti parim pagar Sandra ning tihti toimuvad klientidele üritused, kus testitakse tehnikat ning maistakse head paremat. Päeva me alustasime üsna aktiivselt ja ka lõpetame, võiks isegi öelda, et tantsides. Koit tantsukool sündis minu ja minu ema armastusest tantsu vastu. Et minu ema on ka siis elukutseline tantsija olnud ja kui ma olin pisikene tüdruk, läksin esimesse klassi, siis klassijuhataja küsis mu käest, et kes sinust saab. Ma vastasin talle hästi kindlalt, et tantsuõpetaja. Ja saigi? Ja saigi ja seda rada ma olen käinud ja siis üks hetk ma lõpetasin Tallinna Ülikooli koreograafia eriala ja siis lõin oma tantsukooli. Ja mis stiile siin harrastatakse? Hästi erinevaid, et me oleme tegelikult laste tantsukool, aga meil on ka tunnid täiskasvanutele, et täiskasvanud ja lapsevanemad siis samal ajal, kui kõrvalsaalis väike laps teeb trenni, saab tema kõrvalsaalis ennast vormis hoida, et meil on Latin Club Mix näiteks, kus on niisugune kuumad rütmid ja tehakse sellist latiina tantsu, siis on house tants sellest aastast, siis on üldfüüsiline tantsuline treening täiskasvanutele. See oli ka see rühm, see alustas 4 aastat tagasi, kus nad ütlesid mulle, et ei, nemad ei ole tantsijad ja neist ei saa tantsijaid ja siis sel aastal me käisime juba tantsupeol ja isegi osalesime kuldse karika igavesti noorek kategoorias, et sellised hästi entusiastlikud emmed on seal ja siis on meil ka kõhutantsutund. Põhimõtteliselt saab tulla ka otse tänavalt, et mina ütlengi, et kõige olulisem on see tahe. Ma õpetan kui professionaalseid tantsijaid, aga ma arvestan sellega, et nad tegelikult on nii-öelda inimesed tänaval, kelle süda on tantsu juures, aga nad ei ole eluaeg teada tantsu õppinud. Me teeme päris palju. Meil on noortele huvitegevus, meil on selline noorte ürituste sari nagu diskoteeks, mis siis toimub reede õhtul, mis on siis nagu päris täiskasvanute disko, aga ta on siis tehtud lastele ja toimub sellises turvalises keskkonnas, meil on mahlabaar, käib siin igasuguseid erinevaid nii-öelda laste jaoks kuulsusi, mängimas ja nendega tegelemas ja on muusika ja valgusefektid, siis meil on laste hommikud, siis me korraldame linnalaagreid, siis me korraldame Tallinnast ära laagreid ja hästi palju on igasuguseid erinevaid esinemisi. Et kui juba sinna võistlusrühma saada või olla seal täiskasvanute rühmas, kes kipub lavale, et siis väljundit on hästi palju. Tänaseks ongi meie ülipõnev päev läbi saanud. Loodan, et ka teie leidsite endale midagi huvitavat, mida kõrva taha panna. Seniks näeme nädala pärast.